6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Ja oleme taas siis eetris 6. käigu rallistuudiaga. Nagu meil tavaks, siis võtame kõik päeval juhtunud sündmused kokku, võtame kokku terve ralli, mis pakkus siis tegelikult rõõmu kõigile. Kalle Rovampera ja Toyota tulid siis maailmameistriks, Terrine Vill ja Hyundai võtsid etappi ja M-Sport sai läbi Tänaku 3. koha ja üle pikkade aastate said nad ralli 2 arvestuses võidu kätte. Et seda kõike siin aitab meil õigemini kokku võtta loomulikult mees, keda siis Rakvere inimesed näevad iga hommik kell 7 jooksmas. Mees, kes tahaks, et tema Subaru Impreza automaks oleks palju suurem, sest see kahjustab loodust ja mees, kes siis 14.30 algasse saatesse jõudis nii, et oli maja ees kohal 14.29. Tere, Roland! Suurepärane intro, tere päevast! Ma ühe asja unustasin veel ja mees, kellel miski pärast ei ole taas läpakat kaasas. No nii, teeme... Täitsa kohutav oli see tulek praegu, sa ei kujuta ette ka. Ma võtan minuti. Võta minut ja siis me räägime Jaaniga. Teeme nii. Ma pean kuidagi ära põhjendama selle loo. Ühesõnaga, kõigepealt ma pidin võtma autole käru taha, et panna lapse voodi ja kummud sinna, et see siin Tallinnasse ära tuua maha müüa. Panin käru taha, siis juba vaatad, no jube nagu kiireks hakkab lugu minema. Siis lubasin ju eile võtta sideboksid kiivrikalt, sõidan kähku isa juurde. Et see teadsin, et mu kõik rallikott on seal, et võtan asjad kaasa. Uks lukus, kedagi pole. Mõtlesin, no mis ikka, kähku Tallinna pole ära, siis saatsin sulle veel pildi, 69 minutit on kohale jõudmiseks. Hakkan jõudma Jõelähtmele, vaatan, et auto hakkab kuidagi nagu veidralt hüppama juba, vaatasin, no kurat, kitus on otsas. Aga täpselt jõudsin Jõelähtme Olereks ilusti ära, kähku panin mõned liitrid peale ja liiga kaua ei hakanud ootama seal. Ja siia poole tulles siis... teen autoukse lahti, võtan läpaka kaasa, tahan võtta läpaka kaasa, vaatan, kurat, läpakat ka ei ole. Täiesti masendav, sellise mehed pean siin saadet tegema. Õnneks on meil üks asjalik mees ka, kes ei unusta asju, ehk siis Saksamaal viibiv Jaan Martinson. Testime nüüd, kas Jaan on meil toru otsas. Tere, Jaan! Jaa, olen kenasti toru otsas ja... Näed, minu nii-öelda kodubensiinijaam päästis su, Roland, et Jõelähtmel ma olen seal põhiklient, et väga meeldib bensiinijaam. Absoluutselt, täiesti nõus. No Jaan, võtame siis, kuna sul on taas kord see asi, et sa ühel hetkel peab minema siin Tänakude ja teistega rääkima, siis teeme sinuga kohe jutud ära. Eks tänase asja põhiteema on ikkagi see, et Kalle Rovampera on maailmameister, et hüva Suomi, hüva Kalle. Mis need emotsioonid üldse tegelikult seal koha peal on? Et mõnes mõttes mees ise ütles, et väärtuslikum tiitel kui see esimene, sest konkurents oli kõvem. Teisalt kuidagi oli selline, ma ei tea, et jälle. No, ütleme ausalt, et sel meedial on ikka suurepärane oskus teha draamat sellest, kus draamat ei ole, et aga no vaata, see on see, et nagu näidendis on, kui on püss seinal, siis mingil hetkel seda peab ju mingi paugu tegema. Ja kogu aeg siin eile ja isegi täna ja kõik see, nüüd on 2 kiiruskatset Kalle teise meistritiitlini, nüüd on 1 katse veel jäänud, nüüd on veel kilomeeter sõita jäänud. No andke andeks, no kui ta ei oleks siin midagi, mingit punkti, midagi saanud, oleks ta selle tiitli vormistanud Jaapanis. No mis pagana vahet, siin ei olnud ju tegelikult mingit draamat, et seda enam, et Kalle Rovampera oli ikkagi Elfin Evans, kes oli tal ainuke konkurent ikkagi peajagu üle ja no mis siin, selge see, et Toyota on rõõmus, Kalle on rõõmus, eks maailmameistri boonus, mis väidetavalt olla 1 000 000 eurot laekub varsti pangaarvele, et siis loomulikult on mehed õnnelikud, aga no tegelikult ma just ikkagi mõtlesin, et ei tahaks küll nüüd seda ajajärku taas, kui oli Lööbi või Ožee ajal, et lihtsalt üks mees domineerib ja see ei ole kindlasti ralli MM-sarjale hea, aga tundub niimoodi, et järgmine aasta saab otsustavaks, et Hyundai on kõvasti oma autot
arendanud, ega noh, ütleme, et auto taha jäi neil sel aastal üsna palju ja kui Ott Tänak on ka Hyundai's, siis nad koos Williga panevad igal juhul kõva lahingu püsti, ma väga loodan, et see tiitel ei jää nüüd järgmiseks 8, 9, 10 aastaks ühe mehe kätte. Et see FIA nagu mõnes mõttes, mul miskipärast endal tekkis see paralleel, et natuke FIA-l mõnes mõttes on selline patiseis, et noh, vormel 1 on ju ka tegelikult häda, et nagu kuskil peale paari etappi oli selge, et Verstappen võidab ära, noor talent ei ole näha, et keegi justkui vastu saaks ja tegelikult see Rovanpera ka, et noh, 23 teine tiitel, nagu see Latvala enne punktikatset ütles ka, et tavaliselt mehed hakkavad esimesi tiitleid võtma 30-selt, et täiesti unikaalne talent, et ega vist sellist Rovanpera ja Verstappen, kas sulle see võrdlus meeldib, et mõnes mõttes sarnane taust, et isad olid neil sellised natukene kahtlased, no mitte ei jõudnud päris maailma tippu ja siis 2 sellist ülitalenti ja pole nagu näha, et need, kes tuulutavad siis neid teisi talente ja vanameistreid. No ma ütleksin mõlema kohta, et punkt 1, nad on talendid, eks, aga Ott Tänak on ka samasugune talent. Ja neid talente on palju, aga mis talendi ja Rovanpera ja Verstappeni vahe on see, et nad on aretatud väiksest lapsest peale võidusõitjaks. No ma just hiljuti lugesin seda lugu Verstappenist, kuidas isa käis temal igal võistlusel kaasas ja siis, kui ta kardiga veel sõitis ja siis, kui ta tegi seal mingeid vigu ja midagi, siis kodus sai muidugi kõvasti noomida selle eest ja võeti kõik läbi, et ühesõnaga käis täiesti järjekindel töö selleks, et nii Kalle Rovanpera kui ka Max Verstappen jõuaksid sinna absoluutsesse tippu. Ja jällegi ma pöördun jällegi selle Timo Jouhki juurde tagasi, kes võib-olla teab sest rallimaailmast kas just kõige rohkemalt väga palju ja esitasin ka intervjuus küsimuse, et kui Ott Tänak oleks saanud täpselt samasuguse ralliprogrammi ja need testimised ja kõik, mida sai Kalle Rovanpera kilomeetrite ja tundide kaupa. Et kas oleks Ott Tänak varem kerkinud maailmameistriks, selle peale Jouhki vastas, et täiesti kindlasti. Et Kalle Rovanperal on praegu juba kogu seda kilometraaži nii palju, et teda ei saa mingiks nooreks enam pidada kilometraaži järgi. Kuidas see üldse võimalik on, et olge ausad Rovanperal ainus asi, mis tegelikult üldse hooaja laia taha läks, oli ju ikkagi see Soome etapp kodune, kus oli vist ainus selline natukene suurem prohmatras, et auto katusele. Noor mees tegelikult kõige hirmutavam on ju ikkagi see, et ta pole mitte kiire, vaid ta on sel hooajal ikkagi sõna otseses mõttes küpsõitja, et nagu ka see ralli, et tegelikult kui oli vaja hood maha võtta, hood läks maha, et kui eelmine aasta oli veel sellist uljust, siis minu meelest sellest on nüüd tulnud täpselt selline Ogier 2.0, et pingutan siis, kui on vaja. Jaa, aga absoluutselt, aga nii tõustaksegi tšempioniks ja jällegi, nüüd räägime Ott Tänakust, eks, et Ott Tänak ju ütles ka ise siis, kui ta maailmameistriks tuli 2019, et üks põhjus, miks ta tšempioniks kerkis, oligi see, et ta hakkas mõistusega mitte hingega sõitma, eks, et samamoodi seal, kus vaja, võttis need punktid, mis on vaja ja ei üritanud võita kõiki kiiruskatseid ja kõiki rallisid. Ja Kalle Rovanpera, no eelmine aasta läks ju temal tegelikult täiesti nii-öelda suurepäraselt, et ta oli nii pikalt punktidega ees, et seal ta võis teha ükstapuha mida, võis gaasi põhja suruda, no sõidab välja, no maailm sellest kokku ei lange, aga see aasta oli tal jah natukene tihedam kogu see heitlus, aga nii tullaksegi maailmameistriks, no mitte midagi ei ole teha. Kui sa hakkad tõesti võitma kõike, mis ette antakse, siis tiitlit sa ei saa. Mis üldse, täna võib-olla oli kahju, et ega täna vist sisuliselt võidu ei sõidetud. Tegelikult oleks olnud ju huvitav näha, et mis seisus see Hyundai versus Toyota on, et sellele me justkui ikkagi vastust ei saanud, sellepärast et
reedel oli, eks ole, Kallel parem stardikoht ja siis, kui emad sõitis välja, eks ole, siis Kalle rohkem ei sõitnud. Ehk justkui Hyundai tegi siin, lõi platsi puhtalt seda reaalsuses, tahaks ju teada, et mis seisus on Hyundai versus Toyota, et seda pilti meil justkui väga ideaalselt veel ees ei olegi. Ega praegu ei ole, aga see pilt saab selgeks järgmine aasta, sellepärast, et siin veel tulevad teatud täiendused Hyundale juurde ja nad siin ju minu meelest olid uued diferentsiaalid neil ja tegelikult see auto arendamine käib ja samamoodi käib ka Toyotale, et selle õige pildi saab ikkagi paika, kindlasti mitte järgmise aasta esimeste rallidega, aga siis, kui see kruusahooaeg hakkab pihta, siis on näha, aga ma ei usu, et üks oleks teisest järgmine aasta oluliselt üle, et nad on ikka väga, väga võrdsed mõlemad. No nii, Roland, tahad ka veel midagi? Ja ma selle jutu jätkuks nii palju ütleks, et tegelikult ega ka see aasta Hyundai Toyota on olnud tegelikult, me võime öelda, et suht võrdsed, et lihtsalt on mingid rallid, kus on Toyota üle, mingid rallid, kus on Hyundai üle. Nüüd on lihtsalt sõitjate küsimus, et Toyotas on kindel esikohavend, kindel teine kohavend Evansi näol, Toyotas lihtsalt, või Hyundais on lihtsalt kindel teise kohavend, et seda kindlat esikohavenda ei ole, aga kui see järgmise aasta pakett kokku panna sõitjate näol, siis tegelikult need autod on piisavalt võrdsed ja kui saab sõitjad ka võrdseks, siis tegelikult võiks olla päris äge lahing kogu järgmine aasta tulemas. Võta... Räägi. Tegelikult peabki järgmine aasta lahing tulema, sest tegelikult on üsna niisugune ehmatav oli ju see, kui Thierry Neuville mulle intervjuus ütles, et Hyundai vajab karikat selleks, et jätkata MM-sarjad. Et see kahtlus on ju kogu aeg olnud, vaadake, pool aastat võttis aega enne, kui Hyundai üldse pani paika, et hea küll, ehitame selle hübriidauto ka. Et tegelikult see stepsli seinast välja tõmbamise oht on täiesti olemas. Ja ma arvan, et nüüd järgmine aasta saabki selles mõttes otsustavaks, et nüüd on kogu pakett olemas. Neil on maailmameister, Ott Tänak on tiimiseks, on Thierry Neuville, kindel mees ja kui järgmine aasta karikad ka ei tule, mõlemad lähevad Toyotale ära, siis täiesti suur hirm on, et pannakse pilikotti. Vaat kui pessimistlik, vana meister on meil ikka täna väga pessimistlik. Räägi Tänaku ralli, võta siis ka lõpetuseks kokku, et mis mekk sulle tema esitusest jäi, et teist korda järjest poodiumil, Millener ise vist ütles, et arvestades kõike, siis tegelikult väga tipp-topp, et linnukese sai küll, kirja küll Tänak, aga vist sellist suurt rõõmu rahulolu see kolmas koht pakkuda ei saa. Tänavõrd saab pakkuda, et Tänak võttis sealt maksimumi välja ja jällegi targa sõiduga, eks, nagu ta ütles ja seda oli ka teleekraanis näha, eks, et ta oleks võinud ju rohkem ka suruda, aga suure tõenäosusega oleks ta lõpetanud kuskil võsas või põllu peal, et ta võttis sellest autost targalt välja kõik, mis võtta andis ja päästjaks oli muidugi Elfin Evans, kes eile naabrimehe Einaküüni ära lõhkuse. Et ega siin ei olnudki mingit, kui sa vaatad, kus kohast oleks saanud seda suuremat kiirust välja võluda, kui sa teleekraanis näed, et kui libedas kurvist välja tuleb, siis tagaosa vingerdab nii, et täiesti keeruline on seal tee peal püsida. Nii et ma arvan, et see on see tüüpiline, et mina annan endast tõesti maksimumi. Ja eks siis pärast vaata, milleni see viib ja seekord viis poodiumile ja kõik on okei ja kõik on rahul. Vot, aga ma arvan, ei hoiagi sind rohkem kinni või ma lõpetuseks siis, ma ei lase sul toidust rääkida, sest sa muidu lased 10 minutit. Ei, siin ei olegi midagi rääkida. Nii palju ainult, et Saksamaal on hästi head juustud ja neil on see vorsti valik on ka ja sinkide valik on ka päris hea ja toidukaubad on samas hinnas kui Eestis või veidikene odavamad ja rohkem ei räägi. Ma siis loodan, et kui ma homme või ülehomme toimetusse tulen, siis ootab mind juustu ja vorstivalik, mille sa kaasa võtnud. Vaata, seal on see asi, eks, et kindlasti ma võtan juustu kindlasti kaasa, aga ma võtan paraku kaasa
ise ära söömiseks, et sul on kindlasti võimalik odavlennufirmaga Saksamaale tulla ja nagu meil Eesti Ekspressi ajakirjanik, kui ta oli, Kristjan Kivi ju tõi toidukorvi Saksamaalt täis, odavlennufirmaga läks sinna ja sai odavamalt kui Eestis. Nii et sul on see võimalus. Vabal päeval ja palun, istu lennukis ja let's go. Vot, selge, aga igatahes eks me siis jääme ootama loomulikult Jaani kokkuvõtet rallist, kommentaare, mis iganes sa veel seal pühapäeval peale 4 rasket päeva kirjutada suudad, aga eks me siit stuudiost ütleme sul siis hetkel jõudu ja mõistust. Jõudu, jah. Mõistus oli see. Õige. Ja mõistust. Ja, jõu jaoks on kraana olema. No võt, kuule, aitüma. Me võtame siin klapid peast ära. Ja viskame kõlli vahele. Jaa, Madis kõll. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja ma ei tea, paljud inimesed üldse vaatasid seda rallit algusest lõpuni, sest et olgem ausad, esimesel 3 katsel seal liialt palju staadat ei olnud, et selline korralik kulgemine oli. Ja kuna sellest rallist ei ole suurt midagi rääkida, siis ma mõtlesin, et teeme siis Proodis auhindadega kokku võtta. Ma natuke tegin kategooriaid, taaskord siis on vana ja see, et ma esimesed enne lihtsalt ülejäänutele saad sina valida, et taaskord Roland ei ole enne neid kuulnud, siis ta peab valima ja natuke saab arutada, aga eks see ma siis lähtusin natukene inspiratsiooni, võtsin Delfi spordi ajakirjanikest, et esimene on siis see, kus ei ole konkurente, et see on siis sporditoimetuse juhi Gunnar Leheste põhibossi auhind. See on põhiboss on ikkagi Kalle. Gunnar teab ikka, et ta nime kasutatakse siin. Ei, mitte keegi neist veel ei tea. Kui kuulavad, saavad teada, aga see põhiboss Rovanpera, ma ei tea, kas on sul mõtteid Rovanpera tõvadusest, mida sa veel välja tahaksid tuua. Ma ütlen see, et ta on nagu noor Ogier, see on väga, ma ütleks, et ma natuke, mul on ka seda pessimismi, et see on natuke hirmutav, kui kindel, kui mõistusega ta on sel hooajal sõitnud, et üks sapsakus hooajal, täiesti ulme. Jaa, 2 asja tooks välja, et sa siin, kui sa kardad natuke, et võib-olla tuleb Sebastiani ajastu jälle, siis tegelikult ju tol ajal Volkswagen oli ikkagi 2 peajagu üle teistest, et sealt see kogu pull peale hakkas, et kui me vaatame neid viimased hooaegasid M-spordiga või ta sõitis Citroenis või Toyotas, et see oli ikkagi oluliselt tihedam see konkurents ja täna, ma arvan, nagu me just rääkisime, Hyundai Toyota see vahekord on päris paigas ja võrdne, nii et ma tahaks uskuda, et Kallel ei lähe väga kergeks ja ta ise mainis ka, et see oli päris raske tiitel, et selles mõttes ta hindab seda rohkem. Aga jaa, tegelikult nagu me alguses rääkisime kohe, esimese saate ajal, ma arvan, juba mainisime ära, et kui Kalle suudab jätta selle hooaja 1-0 peale või 1 katkestamise peale, siis on ta maailmameister. Ja tegelikult, kui ma praegu peast ütlen, siis tal vist 1 katkestamine ikkagi tuligi lõpuks. Ja tegelikult see on täpselt sama muster, mida on Ogier iga aasta, kui ta tiitli võttis, põhimõtteliselt näidanud, et 1 katkestamine on fine, edasi stabiilne ja täpselt seal sõida, kus saad sõita, kui tunned, et ei lähe rallivõidu peale, siis tule 3., 4. koht täiesti okei, ja me nägime Rovanpera hooaja algus olid 4. kohad. Ma just tahtsin, et see jada, 2., 4., 4., 4., 1., 3., 2., 1., katkestamine, 1., 4., 2. Täiesti ideaalne, noh. Ja siis pluss, eks ole, ta pluss on see, et natuke me võib-olla alahindame seda punktikatse tähtsust, et tegelikult, et see ongi see, et sa võid olla nagu, tegelikult see 2. ja 4. koha vahe ei ole suur, kui sa punktikatsel võtad selle esikoha ja 5 punkti, mida Kalle on tegelikult suutnud, et sa vaatad küll 4., aga sa vaatad, mis kohad on punktikatsel, ega ta on punktikatsel, nagu on mitu siit tuleb, 1, 2, 3, 4, 5, 6 esikohta võtnud, see on juba 30 punkti juurde, eks ole. Jaa, ilmselt see ongi selline külm närv, mida peab olema ka, et sa ikkagi, mida me rääkisime ka eile, et sa võid juhtida rallit minutiga ja ta läheb ikka veel suruma ja ta surub niimoodi, et nagu paneb teistele kalendriga. Et see on asi, mida teistel ma ütleks, et ei ole. Ma isegi ei julgeks öelda, et mitte kellelgi sellist külma närvi võib-olla ei ole, et Power Stage'ile minna seda tegema, et see on ta suur eelis. Jaa, Rott, jätame selle Rovanperaks kõva mees, et sellest jõuab rääkida veel palju. Järgmine on siis, kuna ilmselgelt elus väga suur võitja on Jan Martinson, kes ka pensioni eelikuna käib Saksamaal, kirjutab see natuke rallit, ajab juttu ja siis toob naisele juustu, siis Jan Martinsoni nimeline Kesk-Euroopa ralli võitja auhind. Esimesed arutamised kohe läbi ka ja saa hiljem valida. Esiteks Neville.
tuli, tegi, ta ütles vist eelviimase katse järel ka, et me väärime seda võitu, et terve tiim väärib seda, et kõik on läinud suurepäraselt, et ma ütleme nii, et sisuliselt veatu ralli. Ainus mure on see, et eeldatavasti võib-olla Rovanpera kiirem olnud või Rovanpera sõitnud, seda me ei tea, aga tegelikult nagu 0 probleemi, 0 hala, kõik. Super. Ja kuidas ta alustas seda rallit? Ülienesekindlalt, ta teadis täpselt, mida ta teeb ja tegelikult ka ta teadis, ma arvan, väga täpselt, et Rovanpera ei lähe võidu peale siin sõitma. Et see oleks nagu täielik lauslolluselt minna siin võidu peale sõitma. No me teame, et ta teeb kohati siis lauslolluseid, aga siiski jätta Jaapani peale, ralli on ralli, tehnilisi probleeme võib ka tulla, et me ei räägi ainult sõiduvigadest, et Jaapani peale seda tiitlit ei saanud jääda, see oli vaja siin ära vormistada ja Neville ka sättis oma kiirust, ma arvan, selle järgi, et ega see ei olnud ka Neville'i lagi kindlasti. Et kui oleks Rovanpera pannud täiega, küll Neville'il oleks ka veel midagi natuke juurde olla panna. Aga ma arvan, et see, kus ta startis sellele rallile on ju 3. positsioonilt, kus tee oli juba tegelikult nagu suht must, suht mudane, siis esimese päeva lõpetas 36 sekki taga ja see oligi täpselt nagu hea koht, kus olla, et Rovanpera väike viga sai mööda ja edasi oli nagu tegelikult juba täpselt see, mida tegema pidi. Üks hoidis oma esikohta, teine hoidis oma teist kohta ja nii ta läks. Teine võitja oleks võib-olla hoopis M-Sport. Lihtsalt sellepärast, et tänavuse hooaja Rally 2 arvestuses, kes on võitud, mis autoga on võidetud, see on siis Citroen, Škoda, Citroen, Škoda. Ja lõpuks, M-Spordil on vaja neid õnnestumisi, neil on vaja neid masinaid müüa. Ja nüüd näitas Formeau, et selle autoga annab võidu sõita. Et tegelikult ainuüksi sellepärast, et ma ei tea, see ülekandes Cruise ja Company ütlesid, et viimati võitis Rally 2 arvestus 2019 aastal. Ma ise ei jõudnud neid läbi lapata, et selline tihke päev oli, aga ilmselgelt pole nad ammu võitnud. Jaa, täiesti nõus, et selles mõttes, et kui ilmselgelt tänane valik, kui hakata Rally 2 autot ostma, siis peab ausalt tunnistama, Ford ei oleks esimene valik. Kas ta oleks mitmes? Ma arvan, et ta seal kuskil 3. juba võib-olla tuleks. Kas Hyundai oleks eespool? See on hea power ranking, pingerida. Ma ütlen ausalt, et Hyundai, ma ei ole selle kõige uuema Hyundaiga sõitnud, aga kui ma võtaks selle eelmise generatsiooni Hyundai ja kas või võrdleks seda siis eelmise generatsiooni Fordiga, siis ma eelistaksin Fordi. Ma ei ole uue generatsiooni Hyundaiga sõitnud, aga minule Hyundai ei sobinud absoluutselt ja tegelikult kui vaadata kui sõitjad on Hyundai peale läinud kas või Lindholmi, et see on nii kaua aega võtnud talle tegelikult kohaneda auto, aga samamoodi tegelikult Linnamäel võttis päris mõni rallik aega, et ta saaks nagu tempo kätte. Et see Hyundai on üpriski spetsiifiline auto, millega sõita. Aga ma arvan, et see Ford kuskil seal juba 3. võiks olla. No võt, ja siis 3, see on täiesti, et ma ütleks, et võitja on see, kes mulle tegelikult, see on minu piirs, võitja on see, kes mõtles välja 3 riigi formaadi. Ma ei tea, miks. Minu arust see oli päris äge, see on lahe. Et see on mingi hetk, nüüd me oleme Austrias, nüüd me oleme Saksamaal, nüüd me oleme siin, et võib-olla ülesõidud olid natuke pikad, võib-olla saab timmida, aga tegelikult see formaadina päris äge. Jaa, täiesti nõus. Eks see probleem ongi need ülesõidud, et tegelikult kui me rääkisime eile sellest, mis kujul see ralli olla võiks, et võib-olla seda 300 kilomeetrit on palju selle ralli jaoks. Jälle, kui võtta see katsekilometraaž lagi 200 peale, siis need ülesõidu pikkused jäävad nagu proportsionaalselt liiga pikad. Aga ma arvan, kuskil seal vahel see loogika võiks olla, et see ralli iseenesest on lahe, mitme riigi vahel sõita on väga äge, jälle, et populariseerida sporti igas riigis natukene. Aga kas ta nii pikk võiks olla? Me eile siin pikalt rääkisime, me arvasime, et see ralli võiks olla lühem, et see võiks olla siis see nii-öelda tulevikus sprintralli kujul võib-olla, kus oleks lagi 200 kilomeetrit. Aga nõus täiesti, väga lahe ralli. Kas, kuna meil on siin väikesed riigid, et vahepeal saab Eesti teha, vahepeal Läti teha, selline uitmõte, mis mul on alati olnud, et võikski olla Baltic Rally või mis iganes. Ma ei ole veel läbi mõelnud, et ma olen mõelnud, ma olen see kaarti vaadanud küll, et kuidas üldse tehtav oleks, et seal on ka, et laiast aastas võiks olla kuidagi Otepää ja Valmiera vahel, eks ole, või kuidagi. Häda on vist selles, et ma ei saa öelda, et muidu Valga oleks väga ideaalne koht, aga ma kunagi kirjutasin Leedus, käisin ja ütlesin, Panevežis on sama tole linn nagu Valga ja siis see Valga valitsus keegi kirjutas niimoodi, et oli mina,
Gunnar Lehest olid see vist Urmo Soonvald ja Hans Ašluik ja ütles, et niimoodi ei tohi öelda, et Valga on tegelikult väga ilus linn. Et ma ei saa öelda, et Valga on kole linn ja see ei saa olla rallikeskus, aga suur ideeliselt, eks ole, et sõidame Eestis, sõidame Lätis, mõlemal panevad valitsused natuke raha sisse, mõlema riigi, ma ei tea, turism õitseb, saaks olla pildile ongi, et ma tean, et eestlased vihkavad seda, et oleks selline korralik Ida-Euroopa ralli siin. Jälle, vaata, me oleme selle sarjaga sellises kohas, kus kõike peab testima, see tundub, et nagu proovida võiks kõike ja kui selline asi töötas, siis ma ei näe üldse põhjust, miks kunagi võib-olla FIA ei peaks pakkuma välja lahendust, et tegelikult nagu praegu viime autot treilaga Riiga Lõuna-Eestist, teeme Riia linnakatse, Piiriääris Aluksne linn näiteks on ju, Aluksnes on väga lahedaid katseid, Aluksnes toimub Eesti meistrivõistluste etapp isegi Lätis ja teeme seal mingid katsed ja tuleme õhtuks tagasi Eestisse ja sõidame teise üle või järgmised 2 päev siin, et võib-olla Leedu on kaugel, aga Läti-Eesti kombinatsiooni oleks väga, ma arvan, väga lihtne tegelikult korraldada, sest need vahemad ei ole üldse pikad ju. Aga võib-olla veel nagu lahedam, ma ei oska öelda, võib-olla tahaks lihtsalt ka Eesti ralli puhul näha seda, et nad on praegu seal Lõuna-Eestis, nüüd on sinna Peipsi ääre kanti läinud, aga tegelikult võib-olla võiks ka Põhja-Eestit üldse võtta. Et tegelikult Eesti on nii väike, et kui me praegu neid vahemaid vaatame kilometraaže, et kuidagi võib-olla põnevaks teha ja tegelikult me saaksime ka Eestis mõne nii-öelda asfaldikatse ka sisse visatada. Ja Martin, sina auhind, kas Neville M-Sport või see 3 riigi formaat, kellel sa annaks? Mina annaks M-Spordile, sest Neville võitnud küll. Ma annaks ka ja ma annaks tegelikult üks asi on see, et Formoos oli esikoha ära tõi, aga tegelikult see, et teist rallit järjest poodium. Ja me M-Sport on nagu selles mõttes okei, me saime infot Oti käest, et ta ei ole arendanud oma autot, me saame aru rahalised probleemid, aga siiski nad on teinud testrallis ja vahel nad nagu üritavad oma nagu võimaluste piires ja võidelda nagu 2 sellise tehase meeskonnaga, teine poodium järjest, ma annaks M-Spordile selle ikkagi, sest kirunud me oleme seda palju ja kirume ilmselt edasi ka, aga tegelikult nagu see olukord, kus nad on, sellist tulemust teha, ma arvan, et on päris hea. Meil on üks toimetus, üks ärradest vahest jälle on kuskil jälle põlv on igastatud ja nüüd on hädad, ehk siis Kaspar Ruusi nimeline auhind ralli ebaõnnesõdurile. Esiteks patud see oli Evans. Rovampere tegi apsaka, see tagurdas kenasti teelt välja, Evans tegi apsaka ralli läbi ja sellega, eks ole, sai suur ralli läbi. Ogier, tal ainus vend, kel tipust trehv läks ja tegelikult läks sealt aia taha. Lube, taas kõik maailma hädad, absoluutselt kõik asjad, mis valest sai minna, läksid ka ja ma paneks ka, kuigi ma ei tea, ma veel ei ole leidnud, aga Linnamäe ka ei jõudnud finišisse, mis oli tegelikult, ja ta oli kuulus EVRC-s oli, et katkestas, aga seal ma ei ole veel Twitterist kuskilt leidnud, et Linnamäe ka ei leidnud, et sellest valikust siis Ogier muidu lõpetas 4. kohal, et mida kigi jäi näppuda vahele, Evans võitis punktikatse, mida kigi jäi näppuda vahele ja Lube ei jõudnud esikümnesse. Ta selles mõttes nagu tahaks öelda Lube, aga seal on muud jama oli ka nii palju, et lõpuks, et ma sain aru, et me tegelikult nagu laivpildis ka liiga palju ei näinud, et mida ta seal vahepeal tegi ja kus ta vahepeal käis, et sõiduvigasi oli ka seal omajagu palju. Evansi puhul, ütleme ebaõnneks, väljasõitu ma ebaõnneks ei nimetaks. Üks Ogieri ref ka nagu liiga suur ebaõnn ei ole, nii et seda on nagu keeruline siin jagada praegu. Kuule, me peame content'e tegema, sa hakkad jälle seda ümarat seda, et kõik väärivad. Kellele me anname? Ütle siis sina, kellele sina annaks? Mina annaks, paneme Ogier. Tegelikult oli kiire, tahtis ja oli näha, et tema tuju oli kõige hullem, et ta ikkagi ralli lõpuni oli näast ära, ütles, ma nüüd Jaapanist tulen ja teen. Ja kindlasti, kui me võrdleme Evansit või Ogieri, siis ebaõnn oli ikka kindlasti Ogieril, et nagu ma ütlesin, väljasõit on ikkagi lõpuks sama viga. Jah, siis minu nimeline, Kaljuranna nimeline auhind ralli suuremale pettumusele, see on siis minu 2-päevase blogi kõrvalt, mis mind häiris, üks asi häiris, et 4., 5., 6. koht, et Ogier Tatsuta Suninen ei tahtnudki võidu sõita, mis oli tegelikult oli natuke see, et see Suninen ütles vist umbes 15 korda. Iga tats lõpus ütles, et ma sõidan oma sõitu, ma ei mõtle siin asja, ma õpin tüütu. Koduse pühapäevane päev ja isegi mitte see, et pühapäeva vahed suured, vaid me esitaks need kiiruskatsed juba igavad.
sellised laiad teed, lasti seal 125, siis oli paar heinapalli, hood maha, siis jälle sirgelt, selline täiesti mõttetu. Ja siis loomulikult suutis publik sealt öllerdada või need kliimaaktivistid. Ma tean, ma ei tohi seda öelda, ma olen mitu korda noomida saanud, aga kliimaidioodid olid jälle seal, mis seal ajasid ajanava nihkjasse. Ja mis ma siis veel? Siin on mul mitu õige. Kolmas variant, rallikats tipud. Me võime küll öelda, et Formeau äge ja rõva, aga tegelikult seal tõmbas selle esiosa, tõmbas ikkagi juba reedel, tõmbas täiesti nulli ära, ehk seal kõik tõmbasid võssa ära. Et see rallikats selles plaanis oli mõnes mõttes kõik mehed seal läksid lati alt. Aga ma peaks ütlema, et lõpuks oli ikkagi põnev, et kuidas see punktidega nüüd jaotus, kas Mikkelsen võttis tiitli või ei võtnud või paljudel punkti veel vaja on? Ma sõitsin ja ma jõudnud arutada. Ma tean, ja siis ma olen 4. kandidaat ka. 4. kandidaat loomulikult režissöör Madis Kallas meil, kes peab minema juubelile, sellepärast me alustame 14.30. Sellepärast me ei tea täpselt, kuidas see Mikkelsen seis on, sest me pidime väga jooksvalt alustama. Et need 4 varianti. Anname Madisele või? Ma ei tea, Madis. Ei, tegelikult, oota, mis see üldse oli, mis auhind see nüüd oli? Pettumus või? Suurim pettumus, jah. Suurim pettumus. Suurim pettumus, ma paneks suurima pettumus üldse niimoodi kokku, et kui sa ütlesid, et Sunninen ja Ogier ja Taka ei viitsinud seal võidu peale sõita, siis võib-olla üldse ongi see nii-öelda top 4 see teine pool, et see on pettumus. See õppimine on nagu pettumus ja nagu ma olen ise sõitjalt, ma olen ise õppima pidanud, ma tõenäoliselt karjääri lõpetasin ka õppides ainult, aga tegelikult on nagu, ma ütlen fännina siis seda tüütu vaadata ja iga kord jälle kuulda, et nagu me peame kilomeetrid koguma ja nii edasi. See on täiesti fine, aga ühel hetkel lihtsalt nagu veits on kopp ees. Jah, ehk siis Madis Kallas pääsesid praegu. Nii, järgmiseks meil siis Rasmus Vatter, noor laps sai kirjaki, et Rasmus Vatteri nimeline auhind ralli parimale talendile. Talent on muidugi selles mõttes alati suhteline, et Roompere on Ratski 3, unustame selle Roompere asja ära, et kas parim õnnestuja oli Munster, oli ta Formeau või oli Xiamin, ma ei oska isegi hääldada seda. Et kes, see mõttes, et Munster oli tubli, Formeau võitis ralli 2 ja Xiamin tegelikult tuli, eks ole, esmakordselt vist, eks ole üldse poodium. Tegelikult tegi üldse. Kindel või? Ei. Ma arvan, et Xiamin on olnud varem ka ikka, sest tegelikult... Ei, Kais tuli esimest korda, Xiamin on olnud küll. Aga tegelikult tegi ka üldse sümpaatse esituse. Kuidas see nüüd sul täpselt oli? Talent või? Jah, ralli kõige parimale talendile. Okei, Munsterile ma talendi nime külge ei paneks täna veel. Ma tahaks natuke rohkem talt näha, aga igal juhul Munsterilt oli kõva sõit, üle ootust hea sõit. Tänane oli selline rahulik, mida võib-olla oleks eeldanud kogu ralli jooksul. Aga nendest valikutest pigem annaks Formeau'le, sest Formeau on ilmselgelt, ma ütleksin, talent, et kui me tuletame meelde, kuidas ta üldse siia sarja tuli, siis ta õppis üldse arstiks ja ühel hetkel istus ralliautosse ja hakkas kuidagi lajatama ja siis mõtlesid, kurat, aga äkki võiks hoopis sportlaseks hakata ja siis kuidagi asjad läksid nii, et ta järsku istus WRC autos ja paugutas ülikõvasti. Et selles mõttes, kui see on nüüd Formeau tagasi tuleks, siis ma annaks selle auhinna talle ja tema kohta ma selles mõttes julgeks küll öelda talent. Jah, selles mõttes, et Munster siis oli 7. Formeau, loeme siis ette ka, et Munster 7. Formeau 8. Xiamin 9. ja paistab, et kas täiesti Lube jäi 10. Ma võibolla blogisse kirjutasin, et kukkus 10. välja, vabandan. Aga eks ta nii läks, et läks Peep Pahvi nimeline auhind ralli Kuldsuule. Mul on... Selle pead sina veel andma, ma neid kommentaare nii hästi peast ei mäleta, sa blogisid neid. Ma eile juba ühe ütlesin see tänatu see, et Ilmamees ütles, et see on üsna kuiv katse, ma ei näinud ühte kuiva rohta, naersin. Tänatu sedastus reede õhtul, et selleks ajaks, kui me saime auto liikuma, olid esimesed 3 meest juba peolt ära läinud, vihates sellele, et 3 meest olid juba esikolmiku peaaegu kindlustanud, Evans kukkus lõpuks välja. Või siis Rovampera, et Harri Rovampera, kes võttis siis Kalle seisu kokku, et nüüd on olukord isegi keerulisem kui varem, et nüüd ta peab 1,5 päeva sõitma, nagu vanaema sõidab kirikusse. Ja mulle see meeldis. See iskad korjas kõik üles, et Harri seekord teeb tänat ilma, vaid Peep Pahvi kuldsuauhinna saab Harri Rovampera, õnnitleme. Õnnitleme Harrit. Harriga on pull värk Rally Estoniale, vaatasin seda.
mingid publiku katsed, siis Harri lendas kopteriga kohale. Päris naljakas vaatepilt oli, siis 4 meest oli seal, 4 sellist soomlast, natuke jämmud olid seal, tulid välja, panid piknikulaua lahti ja pitsid laua peale ja siis Harri ei võtta, aga teised siis võtsid selline äge. Mul alati, kui ma Harri nime kuulen, siis mul tuleb kohe see meelde jälle. Vaat, siin on, mehed oskavad elada, osad mehed ikka oskavad elada, pole mitte midagi öelda. Tulid nautima rallit kopteriga. Jah, vaat, miks mitte. See meil, siin ma ei osanud ühtegi panna, siis ma mõtlesin lihtsalt ühe toimetus. Madis Kalveti nimeline auhind suurimale üllatajale. Esimene variant, ma ütlesin Pirelli rehvid. Meil tuli täiesti ootamatult üks etapp vahele, kus nagu sisuliselt rehvidraamat ei olnud. No välja arvatud, eks ole, aga tegelikult arvestades need olud olid vahelduvad. Lõikamist oli päris palju ja selliseid kiviseid kohti ikkagi jagus. Lõikamist oli pluss, eks ole, olud olid vahelduvad, et kuidas need rehvid, ükskõik mis strateegiat tegi, kõik toimis korved, et mõnes mõttes positiivne. Et teiseks asjaks ma ütleks võib-olla üldse autode vastupidavus. Taaskord keegi jäänud selles mõttes tehnilisi probleeme oli olematult, et tundub, et need masinad hakkavad nagu, ma ei tea, mis hea sõna, valmis saama. Ja need beebivead nagu hakkavad ära lõppema, et kõik on nagu üle käidud. Mis on järgmiseks hooajaks jumaste märk? Jaa, täpselt, just järgmiseks, ja nüüd on teine hooaeg oli praegu nendega. Et tegelikult tundub, et see võibki olla selline nagu tsükkel, et esimene hooaeg on nagu täiesti arendus alles. Teine hooaeg on siis nende beebivigade fiksimine ja kolmas hooaeg siis võikski olla see, et tegelikult nagu kõik autod võiks valmis olla. Et tundub, et tegelikult nagu mingi loogika seal on olemas. Mida läheks arvestades, et need masinaid pole liigi palju. Ja siis kolmas suur üllataja oli, ma arvan, Roland Poom, kel oli meeles sideport kaasa võtta. No, ära hakka. Ja veel üks üllataja oli siis see paps, kes oli sul ära läinud. Oli meeles, uskumatu, aga ma arvan, et Pirelli, mina arvasin, et tuleb tegelikult kodu seda rehvi värki rohkem, et on jälle mingi vihmarehvi, et sulle kuival asfaldil, mis saab, lõppkokkuvõttes kõik tulid ilusti läbi. Ja ma ise arvasin sama ja eelkõige ka võib-olla sellepärast, et neid lõikamiskohti ikkagi oli, kui on lõikamist, siis alati tuleb see terav asfaldi äär kuskilt välja ja rehv hakkab pihta saama, et jälle, kui see Pirelli nii-öelda väidetavalt on, siis kuidagi nõrgema karkassiga seal, et neid rehvi mures hakkab tulema, aga täiesti üllatavalt, et suurest satsist oligi ju siis Ožeeril on ju, Tänakul läks ülesõidul, mingi ilmselt sai kuhugi naela otsa. Ja ma ei tea, oli rohkem üldse või? Nii-öelda ralli 1 satsist, kellel rehve läks. Võib-olla kellegi lõpus läks, mulle ei meenu küll, et see mõttes oli kedagi selline mõnus. Jaa, jumala okei, selles mõttes nagu üle pikka aja, selles mõttes tihti peale ikkagi neid rehvi draamasi on, et selles mõttes oli hea näha, et ei olnud tehnilisi probleeme, ei olnud rehvi draamat, nii et ma nüüd ei oskagi öelda, jagada ei saa, et see oli ka jube tore, et rehvi või seda tehnilisi probleeme ei olnud, et tihti peale ikkagi tehnika jupsib palju. Jah, ja siis Rally Estonia vist oli viimati, kus kõik jõudsid lõpuni, võis olla või? Jah. Ja vahepeal on kindlasti olnud, nii et jah. Et selles mõttes kuidagi on see pilt läinud paremaks, et võrreldes siin just mõne aasta või eelmise hooaeg, et kui oli tõesti, et vaatasid, oli mingi 4 autot lõpus ja ülejäänud on mingi pool minutit, eks ole, et seda õnneks on vähem. Jah, anname siis auhinna, ma annan Pirellile ära, läheb Kalveti nimeline auhind. Ja nüüd loomulikult kõige olulisem on see Roland Poomi nimeline auhind parimale küsimusele. Ja siia on tulnud ka natuke juurde. Rainer küsib lihtsalt võib-olla taaskord, kui sa mingit asja mingi pikalt juba seletanud, siis seleta lühidalt, kui ei ole, tunned, et ei ole selgitanud, siis võid pikemalt rääkida, et muidu on inimene, kes on iga osa kuulanud, võib-olla kuuleb mingit juttu liiga palju ja tihedalt. Aga Rainer küsis, mis materjalist on detailid, näiteks tagatiib, et millest on auto tehtud, on väga lihtne Raineri küsimus, aga mees on konkreetne, ei ole isegi selgitust, boom, olemas. Jaa, väga konkreetne vastus ka, süsinik detailid on kõik karbonist, et kui need, sellepärast on ka see, et kui need mingi väike väljasõit on, siis need autod näevad üpriski räbalad välja, et teatavasti Rally 1 autod on toluraamil ehitatud, et selles mõttes mingid plekke seal ümber ei ole, et kui need kõik keredetailid ära võtta, siis see on üks pagi lihtsalt ja neid tükke lendab päris palju, nii et jah, seal kõik tükid peaks olema ikkagi kõik süsinikust. Ma ei tea, konkreetne lihtne vastus ka. Gerdi küsimus, see on natuke pikem, võib-olla keerulisem, võib-olla ei ole enam keerulisem, et tal on silma jäänud, et ta ütles, et ta pole mitte midagi talle vastu, aga lihtsalt Roampera parder kaamerast on näha, et kaardilure poole on igal ratsel üks valget värvi telefon. FIA reeglite järgi on tiimiteated katsel keelatud. Et mille järgi tõestatakse, et see
et selle telefoni kaudu tiim ei hoia nendega ühendust? Ma arvan, kui FIA nõuab selgitusi, siis küll sealt telefonist saab need selgitused siis FIA-le ette kanda, et tõenäoliselt ikkagi neil on kohustus kogu seda logi hoida, mis ja sõnumeid ja kõnesid, mis tulevad. Aga telefon on seal kindlasti olemas, et meeskond saaks ühendustada sõnumeid saata, sest tihtipeale samamoodi läbi telefoni ju praegu oli ju need nii-öelda eessõitjad, Gravel Crew, kes jagab informatsiooni. Ja siis on see kurikuulis sideboks, millega see telefon on ühendatud, ehk tegelikult ka keset katset vajadusel on võimalik klappidesse siis infot anda meeskonna poolt. On võimalik nii-öelda vajadusel ka sisse helistada, kui on mingi red flag, saab suhelda meeskonnaga. Et see, ütleme see, et FIA on keelanud siis meeskonnal ja sõitjatel suhelda oma vahel, see on nii-öelda reegel küll, aga seal on ju erandeid tegelikult, et meeskond ikkagi võib suhelda, kui on vaja anda infot, et näed, see lase mööda keegi või turvakaalutlust. Et see masin on vist nii palju neid kaameraid täis käida, seal vist keegi skeemitama ei hakka. Ei, see ei ole võimalik, jah. Et aga selles mõttes seal käib ikkagi tihe kontakt meeskonnaga kindlasti. Okei. Allan küsib, kas palju ta üldse, võt ei teani, et ta paistab, et ta on väga suur siduri entusiast, et kuidas toimub R1 ja R2 autodel või Rally1 ja Rally2 autodel sidur, et stardist kasutatakse teelt välja sõites ja tadurdades on vaja taas sidurit kasutada. Ja, tegelikult on täiesti nagu see võib tunduda mingi keeruline tehnoloogia, tegelikult pole üldse. Sidur on nagu sidur ikka, nagu igal teisel auto, lihtsalt selle käiguvahetuse ajal ei ole vaja sidurit kasutada. Seal nii-öelda vahel on siis sureti ehk käiguvahetuse hetkel tegelikult ütleme siis maakeeli tegelikult nii-öelda hetkeliseks murdosa sekundiks suretatakse mootor välja, nii-öelda süüde katkeb hetkeks, käib käiguvahetus ja kõik on jälle tagasi. Aga igal juhul jälle, kui auto seisma jääb, siis on vaja teha täpselt samamoodi nagu oma tänavasõida autoga, sidur alla ja käik sisse, et samamoodi ei saa ka vabale käigule ilma sidurite autot ja tagurpidi käigule ei saa ilma sidurite autot. Siin on seosega, kas võistlus ja tänavarežiimis töötab sidur ühtemoodi? Jah. Ja siis on ka selline, kas Rally1 ja Rally2 autodel töötab sidur samal põhimõttel? Jah. Vaats, ma räägin, Allan ja Raju entusiasm, ma loodan, et ta sai vastused. Mis meil siis veel? Ma nii palju veel siis ütlen, et nagu kogu see loogika oleks ära seletatud, et kui siis auto näiteks esimesele käigule tahad vabale käigule minna, et seda nagu katsel ei juhtuks kogemata, siis seal on ka selline nii-öelda kuidas ma öelda, ütlen siis nii-öelda blokeeritud see, et seda saaks teha, siis on selline elektriline nupp käigukangi otsas, mida siis alla vajutades siis saab alles selle käigu vabale käigule või tagurpidi käigule, et seda olukorda ei oleks, et katse ajal seal kuskil maha pöörides tuled, laod käigud alla ja järsku on vaba käik, et seda juhtuda ei saa. No võt. Aga mis me siis, eks me parimad küsimused peame välja valima. Auhinnaks on meil need asjad, mis on siin laua peal. Kuidas need täpselt need olidki, nende asjade nimetused? Siin on, loen maha jätkuks. Siin on siis pikniku tekk, millel on kirjas roolisi loe, mille Delfi oma ja siin on kohvitermos. Ja loomulikult siis kutsume üles starterit tulema tagasi toetajaks, sest et taaskord pidi hommikul vara üles. Aga need asja mina pakun välja, et mulle võib-olla isegi kõige rohkem meeldis ikkagi, mis on kõige rohkem läbi 2 päeva teemaks. Kui seal ei ole just esimeses 2 päevas midagi suurepärast meeles, siis loomulikult sideboksi teema. Jaa, ma olen nõus. Ütleme, see sai läbivaks meil siin kahe saate jooksul, nii et contenti tootis see küsija igal juhul. Ja, see oli siis ka meil naiskuule Eeva. Ja loomulikult võtame ühendust Eeva, kui ma ikkagi annan selle lood, ta võib ka minna Kaspar Ruusiga möklusaari, kui ta peab ise ühendust võtma, saame ära organiseerida. Aga Eeva, me võtame sinul ühendust, need asjad, kui sa vaatad, siis neid 2 asja on siin laua peal ja kindlasti tasub ka saateid vaadata järgmisel korral, sest et ma arvan, et ikkagi, kui sa oled juba lubanud sideboksi tuua. Ma toon ta ära siis ikkagi. Ma panen auto peal ära kohe, et Jaapanis oleks ma pean vist kogu selle kotti kaasa võtma kogu varustusega. Ma just mõtlesin siia tulles, et tegelikult oleks hea rubriik, kus sa lihtsalt sundida või inimesi vaatama rohkem videopilti, siis tegelikult iga kord, iga ralli sa tutvustad mingit erinevat asja auto juures. Võtad kaasa, näitad. Tehtav ju. Hakkab mingi tükke kuskilt ära kirima. Ei, see on sideboks, siis veel midagi näitad, et selles mõttes on lihtne. Siis järgmiseks aastaks on mõte.
teeme ära. Jah, mul on lolli mõtteid alati palju. Võtame siis selle auhinnad jagatud, kõik see on tehtud, võtame selle Kesk-Euroopa ralli kokku siis. Et esimest korda, nipet-näpet, eks ole, oleks vaja seda timmida, see viimane päev, mul meeldiks, kui viimane päev ei oleks selliste kiiruskatsetega, et pigem võiks olla midagi keerulisemat, et seal oli ju kohe oli selge, et nii, siin sõiduks ei lähe nagunii, et aga iseenesest äge lisandus kalendrisse. Jaa, kas ta tuleb tagasi või ei tule, ega täna me vist ei tea seda või teame, oli kalendris. Ma ei mäleta peast, andke andeks, aga mulle meeldis ka. Ja tegelikult võis arvata, et sealt tuleb nagu selline natuke roomuralli nende olude pärast. Läks hästi, ei tulnud. Kuigi tegelikult vist reedel Neville väga elavalt seal kirjeldas ka, et nendes oludes on nagu ikka jube ja väga ohtlik ja hakkab juhtuma. Et siis täna vaatame tagasi, oli kõik väga hästi. Et selles mõttes ma usun, et see ralli läks igati korda ja tal nagu õigustatud ralli seal kalendris. On järgmine aasta on eelviimane ralli samamoodi, et see lõpp on täitsa sama, et on Tšiili, Kesk-Euroopa, Jaapan. Et samamoodi oktoobri lõpus, novembri alguses. Jah, ma lihtsalt jälle mainin selle ära, et minu jaoks natuke pikk, et ma tahaks näha, see on üks ralli, mis võiks olla nii-öelda sprint formaadis. Eks me näe, mis siin järgmine aasta tulema hakkavad, et nii palju selle üle arutad on, et kas kuskil tehakse, mis rallis tehakse, me nägime, et Läti on 250 kilomeetrit, minu jaoks see 250 ei ole nagu ausalt öeldes liiga lubav, et see peaks olema nagu ikkagi kuskil 200 lagi, kui me räägime lühemast MM-rallist, aga asi seegi, vaatame, mis siis muud rallid tulevad. Kokkuvõttes, ma arvan, et lahingut nägime natukene ja sellist pingelist sõitu oli. Kahju, et Takamoto, Katsuta ja Teemu Sunineni võitlus siin lõpus enam ei olnud, aga muidu ma arvan päris vahva ralli. Ja pluss, eks ole, täpselt sellistel rallidel, et tegelikult on sellised suured rallimaad mõnes mõttes ikka nagu Tšehhi ja Saksamaa, ja sulgudes Austria, eks ole, vähemalt neil on oma etapp, et tegelikult ongi nii-öelda 3 kärbest ühe hoobigi, et tegelikult selles mõttes seda peab tegema juba ala populariseerimise pärast, et me jõuaks iga riigi inimesteni, kus mõni fänn võiks olla. Et selles mõttes täiesti õige samm. Ma olen jumala nõus sellega, et selles mõttes see peaks olema sellisel kujul edasi, et lihtsalt rohkem fänne siia sporti tuua. Ja edasi midagi, eks me selle hooaja siis võtab meil kokku mis asi meil võtab Jaapani ralli, ma vaatan on Gunnar Jaapani rallil olemas või tüüp panigi juba puhkusel ära ja tagasi ei tule? Ausalt, ta peaks olema esmaspäeval tagasi, ma üldse ei tea, see mõttes, et sinna on nii palju aega, sest see hakkab 16. novembril, läbitakse kui 304 kilomeetrit. Mida üldse sealt siis oodata, mis on põnevat? Ogier, eks ole, lubas paugutada. No ma tahaks ikka näha, et Ogier lubab paugutada, aga tegelikult mida võiks Roompere seal teha? Siis on, mis veel? Tänaku viimane ralli M-spordiga, võib-olla üldse karjääris viimane, me ei tea, tõenäoliselt, eks ole, viimane ralli M-spordis. Tõenäoliselt rohkem M-sporti ei istu, jah. Et sel... aga selles mõttes saab põnev olema, et nagu punktitabel välja arvatud Neville ja Evans on nagu suht selles mõttes, et nagu tehtud on ju. Ogier lubab paugutada. Ma arvan, et Rovanpera võiks ka siis nagu, mida ta ikka töristama läheb, ta võib panna nagu win it or pin it. Et tuleb siis tuleb, kui ei tule, siis on võsa vahel. Tanis Ordo lõpetab oma karjääri tõenäoliselt, võiks arvata, Jaapanis. Ja Formoon tagasi. Ja Formoon tagasi ralli 1-ga, mis saab olema, ma arvan, väga põnev ka, sest ka tema peab ennast tõestama, et järgmine aasta tal ju võiks olla koht M-spordi ralli 1 autoga olemas. Ja kiiresti võib ka selle ära teha nüüd lõppu, et kuna meil natukene läks sõitis sellele viimasele punktikatsele asi sisse, siis suures plaanis ralli 2 oli ikkagi seis selline, et Mikkelsen pidi punktikatsel vajutama, et kindlustada MM-tiitel ja pani punktikatse kinni ära, ehk siis Mikkelsen on ralli 2 maailmameister või WRC 2 maailmameister, et eladu. Kas see oleks selles mõttes, nüüd ta ei pea Jaapanisse minema? Nüüd ta ei pea Jaapanisse minema. See on lihtsalt nii suur eelarve, see 1 punkt praegu, kui Greensmith vist oleks võtnud sealt 1 punkti või, siis ta ei oleks saanud seda tiitlit. Ja Mikkelsen oleks pidanud oma eelarvest käima välja mingisugune 200 000. Et jah, tuli, tegi, pani kõik, üsna kindlalt pani kinni selle punktikatset. Mikkelsen,
Mikkelseni poolt terve hooaja jooksul suht tark sõit tegelikult olnud selles mõttes, et ta ei ole nagu ilmselgelt ta ei ole kõige kiiremalt, kui siin Solberg loputas teda kogu aeg. Aga Solberg lõpetas ka võsa vahel kogu aeg. Ja vaatame. Ei, selles mõttes saada jah, et lõppkokkuvõttes Itaalia, Eesti, Kreeka võit Mikkelsenil 3, mis ta on siis 6 starti 3 võitu, et statistika on päris aus, on ju? Statistika on aus, et selles mõttes aus võitja, et Greensmith on töristanud kõvasti rohkem neid rallisid ja neid tulemusi nii head ei ole. Mikkelseniga, vana see mees juba on meil. Pakun, et ta seal 35 äkki juba ikka on. 34. Et on jah selline keerulise saatusega mees. See on naljakas, ma alati Eestis vaatan, see Norra nii rikas riik, vaata, et jumala eest, et see mees ju võiks seal sponsorid ja naftarahad ja mis iganes läheks võiks teha, isegi seal on keeruline. Jaa, päris pull, et Eestist on sama palju WRC 2 sõiteid kui Norrast põhimõtteliselt. On või? Ma ei tea, palju seal üldse, ega ei ole väga, ongi Mikkelsen ja siis ma ei tea, kes see Solberg lõpuks on üldse. Solberg on vist... Kumb see siis on? Vahet ei ole, ükskõik, kas ma uudisesse kirjutan ta rootslane, siis keegi kommenteerib ikka, et kuradi loll ta on norralane, kui kirjutan norralane, siis kuradi loll ta sõidab Rootsi lipu all, et ükskõik kumba pidi sa ütled, alati vale. Ja. Noh, las ta siis jääda. Jah, aga eks hakkame siis vaikselt kokku võtma. Madis juba Tõrva ütles meile, et tahab ämma juubelile minna, tegelikult ämma juubel, aga mis sa teed? Et just meeleolukas ralli lõpuks, et see õnneks on need pühapäevad nüüd niivõrd lühikesed ka, et kui on see 4 katset, siis ei ole väga piin olla ka, et oleks täna 6 olnud, võib-olla oleks siin halvemast tujus olnud, oleks seal 5 katset pidanud tuimalt passima, et see kord sai 3 rattuma. Vot, aga mis siin ikka nagu sa ütle siis teie eelviimased sõnad ja siis ma teen viimased sõnad. Mis ma siis eelviimaseks ütlen, et Jaapani ralli kohtume võib-olla, tegelikult ma ei tea, kas ma Jaapani rallil olen siin, sest kui Gunnar tuleb Hispaaniast tagasi, siis mina lähen Jaapani ralli ajal, nii et kui ma olen olemas, siis ma olen läbi video ja kui mind ei ole, siis ei ole, siis on keegi teine. Jah. Siis oled sina siin spetsialisti või mis see eksperdi rollis? Mina olen möla peal, selles mõttes ma spetsialisti võetud ju kindlasti välja. Kurat, selles mõttes, et ma olen siin alati välja reklaaminud kui mees, kes on alati kohal. Kas sa tahad öelda? Ma võin olla kohal vabalt, ma võin teha läbi video. No võt. Kui Gunnar soovib mind läbi video. Eks neid asju, kui ta puhtuselt tagasi, mees teeb puhtuselt tagasi, kohe peab hakka muretsema. Kohe jama majas. Ei, see on see ülemuse raske elu. Oi jah. Aga okei, selge. Ma siis vaatan nüüd kaamerisse. Et siis tervitame loomulikult Kaspar Ruusi, kes tegi esimesed 2 saadet, tervitame Gunnar Lehestek, kes on puhkusel. Kes ei teinud ühtegi saadet. Kes ei teinud jälle ühtegi saadet, kuidagi hakkab nahka vedama aina rohkem. Aga oli meeleolutus ralli nädalavahetus taaskord. Ole nüüd, kuigi maailmameisterid on kõik selged, siis edasi Jaapani ei tule sestplaanis igavam. Ja edas midagi, et aitäh Madisele, et ta selle 50-minutilise saate ära kannatas. Aitäh Rolandile, et ta jõudis siiski kohale Rakverist läbi häda. Ja edas midagi, et kuuleme-näeme 2 nädala pärast. Järgmise korrani. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks. Ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.